Ukraina on praegu kummalises olukorras. Sõjameelsed inimesed läänes keskenduvad kõik Venemaa rafineerimistehastele ja Wildberrysi logistikakeskustele tekitatud kahjule. Ja muidugi, Kiievi elanikud on põnevil selle üle, mis nendega edasi võib juhtuda, kuid neil on meeles hoopis vahetum mure. Venemaa ballistilised raketid. Need sajavad alla murettekitava kiirusega mitu korda nädalas üha suuremate lainetena ja kasvava ohvrite arvuga. Seega on Ukraina järgmine prioriteet leida lahendus sellele ähvardavale probleemile. Ja parim kaitse võib sel juhul olla tugev rünnak. Seega, alustame täna sellest, et mõistame Ukraina praegust kaitsepositsiooni laiemalt. Seejärel uurime 3 võimalikku lahendust. Kaitserelvad, millega alla tulistada lähenevad ballistilised raketid, droonid, mis jahtivad heiteseadmeid, ning Ukraina enda raketikampaania Venemaa rakettide hävitamiseks. Aga alustame laiemast kaitsepildist. Mitte väga ammu näisid asjad Ukraina jaoks kindlad. Umbes 2025. aasta kevadel kiirendas Venemaa Shahed-droonide tootmist, mis mõjus rängalt Ukraina linnadele. Ainus helge külg Ukraina jaoks oli siin see, et algsed Shahedid olid aeglased ja rumalad. Ukraina vastas sellele, suurendades omaenda veelgi odavamate tõrjedroonide tootmist, mis sarnanesid sellele, mida ma nägin eelmisel aastal NATO innovatsiooniüritusel Istanbuli lähedal. Tooda neid 1000 tükki päevas ja ehita võrk, mis tuvastab lähenevad rünnakud ning oledki valmis. Ukraina tõrjus regulaarselt üle 90% neist Shahedidest, mis tekitas küsimusi, kas Shahedid on Venemaa jaoks enam kulutõhusad. Nüüd pole see ajatolla kingitus Putinile kaugeltki veel läbi. Venemaa on hakanud tootma reaktiivmootoriga variante, mis lendavad palju kiiremini kui propellermootoriga tõrjedroonid. Püüduritel on nüüd ainult üks võimalus sihtmärki otse eest tõrjuda. Järelejõudmise võimalust enam ei ole. Selle tulemusena on tõrjemäärad langenud paari protsendipunkti võrra. Aga Ukraina tundub siiski olevat selles olukorras suhteliselt kontrolli all. Teisest küljest on Ukraina ballistiliste rakettide tõrjemäärad järsult langemas. Kreml näib mõistvat seda nõrkust, mille ta on avastanud, sest ballistiliste rakettide tootmine riigis kasvab. Need tõrjedroonid, mida ma Istanbulis nägin, ei ole lihtsalt selleks ülesandeks loodud. Tead, mul on olnud paar kiiret aastat. See pole olnud ainult Istanbul. See on olnud ka London ja Oslo ja Brüssel ja Haag ja Tallinn ja Reykjavik. Ja nende reiside jooksul on olnud üks pidev pettumus. Mobiiltelefon, mis enam korralikult ei tööta. Aga tänu tänase video sponsorile Sailile ei ole mul enam seda probleemi. Saili on eSIM teenuse rakendus. Laadige lihtsalt alla Saili rakendus, valige oma pakett ja järgige lihtsaid juhiseid rakenduses. Oletegi valmis? Kui jõuate oma sihtkohta, aktiveerub see automaatselt ja ühendab teid kohaliku võrguga. Uut riistvara pole vaja. Rohkem kui 200 sihtkohta on kaetud, nii et kuhu iganes te lähete, on see peaaegu kindlasti kaetud. Kas ma võiksin soovitada üht nende troopilistest valikutest, selle asemel, et minna Norrasse või Islandile keset talve? Lisaks on neil paindlikud paketid, mis katavad iga reisija vajadused, alates mõnest gigabaidist kuni piiramatute andmeteni. Ja minnes lehele Saili, see on Saili/William Spaniel, ning kasutades sooduskoodi William Spaniel, kõik ühes sõnas, saate eSIM paketilt 15% soodustust. Seega, suur tänu veel kord Sailile tänase video toetamise eest. Me peame siiski käsitlema Ukraina võimalusi ballistiliste rakettide ohuga toimetulemiseks. Ja nimekirja tipus on raketitõrje. Jah, oleme jõudnud selle päeva ossa, kus peame rääkima kogu alliansi puudujäägist Patriot-tüüpi raketitõrjesüsteemide osas. Võib-olla ei ole sõna-sõnalt täpne öelda, et Ukrainal on Patrioti raketitõrje raketid otsas, kuid tegelikkuses on see peaaegu nii. 5. augusti rünnakul ei tabatud ühtegi 28 saabunud Vene raketist. Oluline probleem on see, et Ameerika Ühendriigid suunavad oma Patrioti raketisüsteemid Iraani sõja jaoks. Pole üllatav, et ukrainlaste kriitikat selle otsuse kohta on lihtne leida. Siiski ei pea ma sellist arutelu konstruktiivseks. Kui Ameerika Ühendriigid maksavad Patriotide varumise eest, siis Ameerika Ühendriigid otsustavad, kuidas neid jagada, olgu see siis hea või halb.
ja praegu tähendab see Iraani ohtude tõrjumist Pärsia lahe partnerite vastu. Kaebused, et Ameerika Ühendriigid peaksid neid kasutama Euroopas, jätavad täiesti tähelepanuta Donald Trumpi administratsiooni ja paljude eelnevate administratsioonide kaebused. See on üleskutse, et Ameerika Ühendriigid peaksid maksma Euroopa kaitsmise eest selle asemel, et Euroopa võtaks esmast või isegi võrdset vastutust mandri julgeoleku eest. Tõepoolest, ajaloole tagasi vaadates oli Euroopa probleemiks siin aastakümneid üldine investeeringute puudumine. Enne sõda võtsid ainult Poola, Rumeenia ja Rootsi patriotide varumist tõsiselt ning ka siis piisas nende kogustest vaid keskmise pikkusega lahinguteks. Seevastu selline riik nagu Saksamaa valmistus vaid konfliktiks, mis võiks kesta mõne päeva. Ma saan seda planeerimist kirjeldada ainult kui strateegilist viga. Isegi kui sa mõistad, et enamik konflikte on tegelikkuses lühikesed, siis kui sa valmistud võitlema vaid lühikest aega, näeb sinu vastane sellest läbi, pikendab konflikti keskmise pikkuseni ja jätab sind lõpuks kaitsetuks. Hea uudis on see, et Euroopa juhtide seas on toimunud hoiakute muutus ning enamik NATO liikmesriike peab nüüd kaitsekulutusi oluliseks. Nõudlus patriotide järele näib nüüd lõputu olevat. Võrdluseks, aastal 2024 tootis Lockheed Martin oma 2000. PAC-3 püüduraketi umbes 8 aastat pärast tootmisliini käivitamist. Selle piiramatu nõudluse tõttu plaanib Lockheed Martin toota 2027 aastal 750 raketti ja laiendada tootmist 2030 aastaks 2000 nii. Selline tootmismaht on alati olnud teostatav. Kui Euroopa oleks 10 aastat tagasi piisavalt investeerinud, oleks Lockheed Martinil olnud tootmisvõimekus toota kogu sõja vältel vähemalt 2000 ühikut aastas ja me ei peaks täna seda vestlust pidama. Kuid ka see ei ole konstruktiivne vestlus. See on arutelu mineviku pattude üle. Me ei saa ajamasinasse hüpata, et 10 aastat tagasi tootmist suurendada ning läheb veel kaua aega, enne kui saame hakata patrioteid pidama selle probleemi jätkusuutlikuks lahenduseks. Võib-olla peaksime keskenduma sellele, mida Ukraina saab teha seni, kuni ehitatakse rohkem patrioteid, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid ja Ukraina lahendavad oma litsentsilepinguga seotud küsimusi. Jah, see on ilmselt täiesti eraldi video teema. Tasub märkida, et Firepoint püüab välja töötada Patriotile alternatiivi, mille esialgsed testid on plaanitud 2027. aasta jaanuariks. Eks näis, kuidas sellega läheb. Igatahes, kui sa ei suuda tõhusalt kaitsta, jääb sulle ainsaks alternatiiviks rünnakule minna. Ja Ukraina ongi seda teinud, kasutades droone, et püüda leida Vene raketilaskeseadmeid. Peamine väljakutse siin on see, et platvorm nagu Iskander on ehitatud veoauto peale. Seetõttu kasutab see sama tuliste ja kao taktikat, millega võite olla tuttav HIMARS-i puhul. Rakett, mille te välja lasete, jääb vaenlase radaritele silma. Nii et kohe pärast laskmist sõidate minema. Igasugune vastutuli teie vastaselt tabab selleks ajaks, kui pomm maandub, juba tühja välja. Kuid droonid näivad olevat sellele probleemile lahendus. Kui teil on luureandmeid, et üks neist Iskanderitest asub selles piirkonnas, saatke droonid üles ja vaadake järele. Siis, kui olete oma sihtmärgi leidnud, minge ja hävitage see. Ukraina on seda taktikat korduvalt kasutanud. Siin on video 13. märtsist Kesk-Krimmis, kus droonid tuvastavad ja hävitavad mõned Iskanderid, mis üritavad maastikuga sulanduda. Ja siin on veel üks rünnakute seeria, 24. märtsil teistsuguse ballistilise raketisüsteemi vastu. 3 neist olid õhtusel rahulikul sõidul. Aga Ukraina droonid leidsid nad üles ja võite ise ette kujutada, mis juhtus pärast seda, kui need kaadrid lõppesid. Nipp seisneb selles, et Ukraina vaja mingil määral õhu ülekaalu, et jälitamine ja ründamine töötaksid. Kuigi on tõsi, et Vene õhutõrje on nõrk ja tundub peaaegu olematu, on rafineerimistehase ja Wildberry rünnakud eksitavad. Venemaa õhutõrje on kurnatud ja Ukraina võidab meid lahinguid arvulise ülekaalu tõttu. See muutub Ukraina jaoks tõsiseks probleemiks siis, kui Venemaa hakkab oma mobiilseid raketilaskeseadmeid kaugemale taha viima. Iskanderi rakettide tegevusraadius peaks olema 500 kilomeetrit, mis on maksimaalne kaugus nüüdseks kehtetu keskmaa tuumajõudude lepingu järgi. Venemaa laseb neid tavaliselt välja Brjanski ja Kurski piirioblastitest, mis annab neile piisavalt ulatust, et tabada Kiievit. Siiski oli Ameerika Ühendriikidel alati mure, et Venemaa ehitab salaja pikema tegevusraadiusega mudeleid. Ukraina väidab, et üks neist on juba kasutusel
ja alati saab tegevusraadiust suurendada, vähendades kandevõimet. nii et kui Venemaal on vaja, saab ta lasta rakette turvaliselt kaugemalt tagantpoolt. Plahvatus võib olla väiksem, kuid see ei paku Ukrainale erilist lootust. Muidugi võib Ukraina jätkata droonide kasutamist, et jahtida sügavamal Venemaa territooriumil asuvaid mobiilseid ballistiliste rakettide laskeseadmeid. ja Venemaa õhutõrje on piisavalt nõrk, et Ukraina võib endiselt tunda end enesekindlalt oma võimaluste suhtes, hoolimata sellest, et tuleb läbida rohkem neid kaitsekihte. Suurem probleem tekib aga sidepidamises. see on aktiivne jaht. Sa ei saa lihtsalt eelnevalt asukohta programmeerida ja parimat loota, sest piisab vaid minutist sõitmisest, et algsed koordinaadid enam ei kehtiks. Sellepärast on Ukraina survestanud Starlinki andma Ukraina droonidele satelliidi interneti ligipääsu nende jahtide ajal. Siiani on Elon Musk olnud kõhklev Venemaa territooriumil toimuvate rünnakute heakskiitmisel. Tundub usutav, et Ukrainal on siin tugev argument, seni kuni Kiiev piirab löögid Venemaa ründavate rakettide ennetavale hävitamisele. ilma selleta loob Starlink perversse stiimuli, mis kaitseb Venemaad, meenutades seda, kuidas Bideni keeld kasutada USA relvi Venemaal julgustas Vene vägesid koonduma rünnakuteks otse piiri teisel poolel. Viimane märkus siia juurde on see, et on sagenenud üleskutsed, et Ukraina kasutaks F-16 hävitajaid raketilaskeseadmete otsimiseks. Põhimõte on siin sõna otseses mõttes kõrguses. Tulistades kõrgemalt saavad Ukraina relvad kasutada gravitatsiooni ja tiibprofiili, et tungida sügavamale Venemaale. Sellegipoolest ei lahenda see kiire tuleandmise ja ümberpaiknemise probleemi. Samal ajal ei ole F-16 viimine otse Vene territooriumile, et kasutada neid tõhusate otsimisplatvormidena hea mõte. Jällegi, Vene õhutõrje on halb, aga mitte nii halb. Droniga riskimine ei ole probleem. Piloodi ja väga kalli lennuki ohtu seadmine on probleem. Järele jäänud võimalus on unustada heiteseadmed ja rünnata rakettide tootmist. Mõne MILFi tehnoloogia abil on see üllatavalt teostatav. Kuigi Venemaa paigutas peamise tootmisrajatise üsna kaugele itta, suudab Ukraina nüüd nii kaugele ulatuda ja ründas seda tõepoolest juba veebruaris. Firepoint, Flamingo T-braketi tootja, rõhutas oma võimekust väga meelsasti, avaldades selle stardivideo ja jättes siis teadlikult vaataja enda otsustada, et need tabasid Iskanderi tehast. Selle strateegia peamine probleem on see, et ballistiliste rakettide tootmisrajatised on suhteliselt tugevasti kindlustatud sihtmärgid. Need ei ole küll punkrid, kuid samas ei ole need ka lihtsalt põllul seisvad sõidukid. Need asuvad hoonete sees ja sihtmärgini jõudmiseks tuleb paajustada hoone konstruktsiooni. Flamingo suudab seda teha, kuid see ei ole lihtne. Ja see muutub veelgi raskemaks, sest erinevalt rafineerimistehasest või Wild Wildberry jaotuskeskusest ei ole need kaugeltki nii tuleohtlikud. Ukraina jaoks jääb küsimus, kas kaitstud objekti sihtimine on parem kui alternatiiv. Sõjaaegne planeerimine tähendab mõnikord vahetu probleemi eiramist, et saavutada pikaajalisem eesmärk, mis lõppkokkuvõttes toob sulle vähem kannatusi. Kui seda siin rakendada, siis jah, sa võid olla võimeline hävitama Iskanderi tootmise. Aga mis siis edasi saab? Sõda jätkub. Võib-olla ei lähe Kiievi inimesed igal õhtul hirmuga magama, aga Ukraina idaosas saavad inimesed ikkagi kannatada. Aga mis siis, kui sa kasutad tootmises olevaid flamingosid, et tabada mõnda poliitiliselt tundlikku sihtmärki? Ja siis teed seda uuesti ja uuesti ja uuesti. Kas sobib Kremlile piisavalt poliitilist survet, et kaaluda läbirääkimiste alustamist kokkuleppe saavutamiseks? Sest kui vastus on jah, siis võib-olla on see parem kui proovida Iskandere hävitada. Või võib-olla on veel teisi sõjalisi sihtmärke, mida on lihtsam tabada kui Iskanderite tootmist. Kuigi see ei paku erilist lootust Kiievis elavatele inimestele, ei ohusta korduvad ballistiliste rakettide rünnakud Vinnale rindel sõjalist olukorda. Kui ukrainlased on otsustanud võidelda, võib nendel linnades kantud kaotuste talumine olla taas parem kui alternatiiv. Sõda on pidev kompromisside tegemine. Ainult sellepärast, et probleem eksisteerib, ei tähenda, et peaksid sellele lahendust otsima. Siia on veel 10 teisi probleeme ja sa pead prioriteedid paika panema. Niisiis, mis on meie tänased peamised mõtted? Ukraina kaugmaa pommitõrje on praegu üsna ebaühtlane. Vene droonid on kontrolli all, kuid raketid põhjustavad üha rohkem kahju. Puhas kaitselahendus sellele probleemile ei ole hetkel võimalik,
kuna Euroopa ei tee piisavalt oste ja Ameerika Ühendriigid teevad ise operatsioone Iraanis. Droonid pakuvad osalist lahendust, otsides üles stardiseadmed, kuigi selleks võib olla vaja tungida sügavamale Venemaa territooriumile. Lõpuks on Ukraina proovinud rünnata ka rakettide tootmist ennast, kuid suured vahemaad ja paremini kaitstud sihtmärgid on takistanud Ukrainal seal suuremat edu saavutamast. Täname veel kord Sale'it tänase video toetamise eest. Minge aadressile sale'i.com/WilliamSpaniel ja kasutage sooduskoodi WilliamSpaniel, et saada 15% allahindlust eSIM andmepaketile. Kui teile tänane video meeldis, siis palun pange like, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba homme. Hoidke end!